tervitame kõiki, kes meid jälgivad läbi Facebooki ja tervitame kõiki neid, kes on tulnud siia Viru Keskuse ja Rahva Raamatusse. Korralduslikult olgu öeldud, et olge valmis, seesama mikrofon minu käes võib ühel hetkel hakata siin ringi käima, sest päevakangelasele on võimalik esitada küsimusi. Andke siis ühel hetkel, kui ma sellest märku annan teie ka märku, et nüüd on minu kord. Tore oleks, kui te ütleksite sinna ette, kes te olete, kui te näiteks Kertuga kuidagi eriliselt seotud olete. Aga alustame meie siit ja eks näis, kuhu see teekond siis kulgeb. Sissejuhatuseks loen ühe sellise väikese tüki sellest raamatust, mis kirjeldab seda, millest siin raamatust tuleb juttu. Haarav Ameerika mägede laadne reisikirjeldus algab kitsikusest pääsenud, tatsutamatust kirest tulvil 18-aastase neiu seiklustega seal, kus pole sporti ja jõuab sinna, kus on vähe peale spordi. Avameelne päevik avab napsu lembust mitte varjavast meediategelasest ootamatult triatloni patrooniks sattunud vaikse, aga järjekindla kulgemise amatöör vastupidavis spordimaailma, läbides maratone, triatlone ja ülimalt nõudlikke matku. Valmistuge avastama, kui paljude füüsiliselt ja vaimselt hirmutavate saavutusteni saab jõuda enne võimatuid. Olemata sellest, kas otsite inspiratsiooni alustamiseks või ihkate lihtsalt elavaid lugusid sellest, kuidas sport saab rikastada elu, tervist ja õnne, see memuaarraamat pakub seda kõike. Kriste Port, spordibioloogia professor. Tervist, Kertu, palju õnne 3. raamatu puhul. Aplaus! Tervist! Tegelikult juba lausa 4. 4. Siin on 2 on siin eelpool. No nii, kodutöö tegemata. Aga alustame lõpust. Lõpus sellepärast, et sa oled kohe saamas emaks, see ei ole enam uudis, palju õnne selle eest veel kord. Ma olen ise 3 lapse isa ja seetõttu seda raamatut lugedes, mis minu jaoks on hästi mõtlema panev raamat, ma küsin nii, et kas nüüd on siis kõik? See peatükk on läbi ja nüüd algab uus maraton. Ja, aga nagu sina siis, kui 3 lapse isa tead, et selleks tulebki olla väga heas vormis. No, et jõuaks järgi joosta ja käia turnida, ronida ja tegelikkuses ega midagi ju siin ei muutu, et järgmisel maratonil olen ma juba kirjas oktoobrikuus, eks näis, kuidas see täpselt kulgeb, aga ega siis ju, ma kujutan ette, et võib-olla jah, Norsemani sellel aastal teha ei saa, aga järgmisel aastal juba saab. Nii et midagi katki ei jää, lihtsalt see peatükk saab olema värvikam, ma loodan. Aga lugemata seda viimast lehekülge, mis tegelikult kirjeldab su seda unistust. Räägi sellest ise, et sa päriselt, täiesti realistlikult tulevase emana väidad, et sa kavatsed minna Everesti tippu. Everest on nüüd küll muidugi selline unistus, mis võiks tulla kõne alla siin aastate pärast, aga ei tasu ka seda nüüd üle dramatiseerida. Tänapäeval viiakse sinna inimesi ka ratastoolis ja aparaatide all, et selles mõttes kõik on ju väga kommertslikuks läinud. Kas ma nüüd lähen väikese lapse kõrvad sinna, siis seda pigem mitte loomulikult, aga et ühel päeval see ära teha, elu on ju pikk. No, kuidas sa siis ennast nüüd selleks nagu motiveerid, et kas see maraton, millest kirjutab see raamat, kas sa seda vähemalt mõneks ajaks, sa küll oktoobris tahab minna maratoni, kas vähemalt mõneks ajaks sa ei taha seda panna ära, et alustada seda hoopis teist maratoni? Et oled sa nagu mõelnud selle peale, et võib-olla tuleb teine, siis tuleb 3. No, mida me nimetame selleks maratoniks, et ega selles raamatus on ju ka väga palju lugusid pikkadest matkadest ja liikuda on ju võimalik erineval moel, kas just peab jooksma või tegema triatloni, aga ma arvan, et liikumine kui selline jumal tänatud pärast seda 15 aastat, mida see raamat tegelikult kokku võtab, on saanud harjumuseks. Ehk siis pigem nagu mu vastus on see, et võib-olla et medalid ei ole nii tähtsad. Ka need väljakutsed ei pea olema nii hullumeelsed, aga liikumine on mu elu osa. Aga tuleme siis tagasi selle raamatu esimeste peatükkide juurde, et kui sa mõtled ennast tagasi nüüd selle lapsepõlve juurde, mida sa kirjeldad, et sa ei armastanud sporti, sa ei saanud aru, miks üldse palli taga aetakse
ja sa olid väeti ja ei tahtnud osaleda kehalise kasvatuse tundides ja nii edasi, siis noh, mis see selline nagu trigger oli tagantjärele vaadates, et mis sind motiveeris 15 aastat tagasi üldse seda kõike kätte võtma? Oligi seesama see napsulembene, nagu Kristjan Port kirjeldab Kertu Juhkum? Soov lahti saada sellest elust? Ei, jumala eest mitte. Mulle ju meeldis, ma ju kirjeldan seda, kui väga mulle kõik see meeldis, mis selles elus oli ja meelelahutus maailmas on alati hästi tore. Seal on alati klaasid täis ja seal on alati hästi lõbus. Ja mõnest Valdo Jahil ütles ükskord ühe meie mingi matka või jooksu ajal ka, et vaatke hea, et kui sa oled spordivõistluses, siis kõik elavad sulle kaasa, ja et see mingil hetkel sai mulle hoopis teiseks normiks, aga see oli ju ajapikku. Kus see esimene trigger oli sellest samast ettepanekust, et äkki ma tahaksin tulla triatloni patrooniks. Ja mina ütlesin kõigele jah, kuhu iganes sa mind kutsusid sinna, mina kindlasti tahtsin osa saada ja tulla. Ehk siis see oli pikem protsess, aga kindlasti pärast seda esimest triatloni, mille ma ju tegin läbi hoolimata sellest, et väga paljud inimesed ütlesid, et see ei ole võimalik ühele väga spordikaugele ja ammu ühele tütarlapsele, eks ole. Triatlon ei ole naiste ala ju. Siis see miski käis minust küll läbi ja mõtlesin, et aga mina suudan ka ikkagi. Ja mulle meeldis see tunne finišis. No, et ma olen siuke, tead, seal on finišis on siuke tunne, et sa oled ikkagi maailmameister. Sina oledki see, kõige, mis siis, et sa ületad selle joone. Mina ületasin selle triatlonil viimasena. Üks mees tuli pärast mind. Aga see polnud oluline. Mina tegin selle ära. Ma mäletan ka oma esimest triatloni finišit. Pisarad ju tulevad iseenesest Tartu maratoni esimest finišit, mis on olnud sinu selline kõige emotsionaalsem finiš üldse, kui sa mõtled selle 15 aasta kõikidele teekondadele, kõikidele läbitud vähem ultra maratonidele. Ma olin selleks hetkeks jooksnud umbes 14 maratoni, kui üks tüüp tuli mulle rääkima, et maraton ei olegi mitte midagi, et see on nagu lihtsalt sissejuhatus, et pärast maratoni 42 kilomeetrit algab alles tõeline väljakutse. Ja ma ütlesin talle kohe ära, et ultra pole minu jaoks ja et mul on rinnus valus ja et ei. Aga see mees siis rääkis mulle sellest Haanja 100 jooksust. Ja ma mõtlesin, et okei, ma lähen proovin joosta. No, ma jooksen nii palju, kui ma jõuan. Ma ei pea jooksma ju 100. Ma võin joosta näiteks sellel korral 50 ja ma olen ikka jooksnud rohkem kui kunagi varem. Ja huvitav oli see, et see kuidagi see maratonide finišis ikkagi see tunne hakkab devalveeruma ühel hetkel. No, ega see ei ole nii, et esimene on ikkagi kõige ilusam. Ja see ühel hetkel nagu saab see tavaliseks. Ma tahtsin teada, esiteks, mis tunne on siis, kui 42 kilomeetrit on joostud, kas ma siis veel suudan joosta üldse, sest ma ei ole kunagi rohkem jooksnud. Ja teine asi, ma tahan teada, kas ma finišis tunnen veel kord seda tunnet, et ma vist ikka olen maailma kõige õnnelikum. Ja kui ma lõpuks läbi selle kohutava vihma ja trotsides seda kohutavat libedat porist rada, olin ära jooksnud tõesti ja limiidis, seal on meil ajalimiidid ka, mida ma sain alles koha peal teada. Seda 100 kilomeetrit, siis ma tundsin küll, et ma vist ikkagi olen maailma kõige õnnelikum. Igaks juhuks, võib-olla kõik ei ole osanud Haanja 100. See ei ole mööda asfalti jooksmine. Ei, see on Haanja haljastel küngastel, mõnusate laskumiste ja tõusudega. See on tõesti üks nendest jooksudest, mis nagu nad vist isegi ütlevad sloganina, et see on ainult hulludele. Ja see on see emotsionaalne hetk, mille puhul sa ütled, et see oli absoluutne tipp, millest teist sa ei ole kogenud. Vaata, siin ei saa niimoodi öelda, sellepärast, et kui sul on olnud neid emotsioone 15 aastat, siis need on natuke erinevad. Et ega Aconcagua tipp, mis oli ikkagi 22 päeva, väga askeetlikke tingimusi, väljaspool igasugust mugavustsooni ja igapäevast pürgimist kusagile tipu poole. Ja see teadmatus, et ma ei tea, kas see torm nüüd tuleb või kas meil üldse õnnestub see tipuöö või kas me üldse saame sinna. Et kas see on ikkagi teistmoodi, kui see ühel hetkel sul ikkagi õnnestub. Et tekib see üks hommik, üks võimalus minna ja nüüd sa jõuad sinna tippu hoolimata sellest, et sul on põrgulikult külm. Ja see kogemus on midagi sellist, mida sa mitte kunagi ei ole kogenud ja lõpuks sa seitsad seda 7000 meetri tipus. Et ma ei saa neid asju võrrelda, ikkagi sa kogudki neid emotsioone, need on natuke teistsugused. Et mine joosta 100 kilomeetrit nii, et sa tegelikult ei ole selleks valmistunud, et sa ei tea, kuidas ultrat joostakse, sa koha peal saad teada, mingi vend räägib sulle, et siin on mingid limiidid ja nüüd hakkame minema ja siis nüüd me peame kiiremini jooksma järgmiselt tiirust, muidu me ei saa limiit ja siis Joar Tutt võtab meid maha, eks ole.
et siis see on nagu midagi teistmoodi kui see, et sa oled mägedes ja sulle öeldakse 6000 peale, et nüüd me oleme siin ja siin enam WC-sid ei ole üldse ja see WC on olnud siiamaani ka sul, eks ole, see Uberikust telk. Ja siis sa küsid, et aga kus me nüüd käime? Sa oled ainus naisterahvas on ju. Ja sulle antakse kilekott ja see ei ole nali, see ei ole nali ja mitte midagi sust ei tohi maha jääda. Ühesõnaga, harjumine selliste asjadega, milleks sa ei ole isegi valmistunud või sa ei oskagi valmistuda, see on jälle nagu teistmoodi, nii et jah, ma ütleks nii, et iga kord on see kuidagi rikastav olnud. No okei, enne kui me spordi juurde tuleme, kas sul lapsepõlves on siis midagi mingil muul alal olnud, mille puhul sa oled tahtnud tõestada midagi? Väljaspool sporti, et kus sul see jonn tuleb, nii kõva jonn, et sa tahad sinna tippu jõuda, sõltumata sellest, et sa oled läbi külmunud, kohe-kohe sured ära, sa lähed lõpuni välja. Kus see siis tuleb? Ma ei tea. Ma ausalt ei tea, sellepärast, et mina ikkagi niperdasin välja kõigest. Ja mina ikka proovisin niimoodi, et ma ei peaks üldse. Ei sinna kivipõllule minema jumala eest, et ma ei peaks mitte midagi füüsilist tegema. Ja ma ei saa öelda, et ma oleksin ka õudselt andekas. No see, et ma mõned luulevõistlused võib-olla kinni panin ja kirjutasin hästi. Ega need asjad olid kerged. Ma nagu ei näinud väga vaeva, et sellist nagu, et kus see tuleb. Mul on alati lihtsalt see dilemma, kui ma olen seal rajal on ju, ja ma olen näiteks tegemas seda Talijärvi vanakurit ja sa tead, et sul on veel 40 kilomeetrit minna ja sa oled külmetanud, sa oled alajahtunud, 60 tehtud. Mulle lihtsalt tundub ebaratsionaalne siis alla anda, sellepärast, et siis see 60 kilomeetrit ja need, ligi siis, ma ei tea, 14 või 16 tundi on olnud ju mõttetud. Ja kindlasti ka need protsessid on ju kuidagi arendanud ja teinudki isiksusena ka tugevamaks. Pluss, ma alati luban endale, kui ma olen seal rajal, no näiteks Haanja 100 on ju võimalik ka rattaga sõita, siis ma ütlesin endale niimoodi, et ma ei tule mitte kunagi siia tagasi. Mitte kunagi sellele võistlusele, ma ei ole siiani muidugi läinud ka nii, et selles mõttes olen oma lubadust pidanud üks vähestest. Aga et kui ma sinna mitte kunagi tagasi lähe, võib-olla ma peaksin ikkagi proovima selle kogemuse kätte saada siin täna ja praegu. Sest ega tihtilugu on ka see, et meil ei ole päriselt põhjendust, miks me jätame. Me lihtsalt oleme mugavad. Me lihtsalt tegelikult oleme vaimselt enamasti ju nõrgad. Jätame selle pärast, et natuke on külm. Mis siis? Lähme edasi, varsti hakkab soe võib-olla ei hakka ka. Aga nii palju energiat sul on, et liigub edasi. Ehk siis, kui ma ise endaga neid dialooge pean, siis ma kuidagi jõuan tihtilugu sellele, et siis on asjad esiteks vaevanud ja teiseks see kasvatabki. Vaatame, mis siis edasi saab. Kas sa seal kasvatamise peale mõtlesidki, sest sellel hetkel, kui sa seal Otepää mägede vahel sõitsid, vihma sadas, sa karjusid, röökisid, kui Ain-Alar Johanson sulle kõrvale sõitis ja küsisid, kuidas sul on, ja siis sa teda tsitaati siia raamatusse ei ole pannud, et sellisel hetkel oleks tegelikult võimalik maha keerata, naasta nende soojade lokaalide juurde, nautida jätkuvalt oma seda meeleolutusmaailma, kasvada seal. Võib-olla oleksid see täna hoopis kogu selle energia meediasse rakendununa olen mõne õhtusaate juht. Muidugi see oli teekonna algus ja ma arvan, et ma olin vaimselt ka väga nõrk sellel hetkel, et ma siis kindlasti ei mõelnud veel selliselt, et aga Andero Uusberg, mu lemmik käitumisteadlane, on öelnud seda, et kui sa tahad saavutada suuri asju või võtta väljakutseid, siis ütle need avalikult välja. Ja minul on olnud ju kogu aeg see tähelepanu selles osas olemas, nii orgaaniliselt kui ka tekitatud, et ma olen ikkagi kuidagi alati need kõva aeg välja öelnud ja siis on jube piinlik. Et kuidas ma nüüd siis nagu veilin ja ütlen, et ma nüüd ei jõuagi sõita see 100 kilti ja siis sa näed ja alati on niimoodi, et nii treeninglaagrites kui võistlustel alati on sinust palju nõrgemaid, 2 korda vanemaid, palju kehvemas vormis inimesi ja nad ikka teevad ära selle. Ja siis ma mõtlen nagu kuidagi, et mul ei ole ju seda vabandust, et ma pigem ikkagi proovin, et äkki ikkagi tuleb välja, et jah, aga muidugi 15 aastat tagasi kogu selle teekonna alguses vaevalt, et ma selliselt mõtlesin. Ma mõtlesin pigem, et ma olen ju lubanud ja oma lubadust tuleb täita. Kellele seda lubadust siis ikkagi täidab? Lihtsalt iseendale? No ei, sellised projektid tehakse ikka niimoodi, et sulle helistabki siis tol hetkel aina... Sa võid ju alati öelda, ma ei saa, ma ei suuda, ma ei taha, ma astun maha. Vaat seda mina pelgan. Mina pelgan, et sa ütled ei asjadele ja sa jääd kahetsema. Ma ei usu, et sa väga tihti elus kahetsed seda, mis on tehtud.
noh, et ma ei usu, et sa lähed jooksed maratoni ära ja siis mõtled, et pidin ma siia tulema. Või et nii nõme mäetipp oli, on ju. Tegelikult ei olnudki seda päikesetõusu, mida nad lubasid. Ma ei ole seda kunagi kogenud, ehk siis ma pigem ikkagi kaldun uskuma, et sa jääd kahetsema seda, mida sa vastu ei võtnud. Ja minul on selline tunne, et sellised pakkumised tulevad sulle üks kord elus. No kes see sulle veel pakub, et kuule, kas tahad, me viime sul Kilimanjarole, on ju. Et mul on selline tunne lihtsalt, et kui see pakkumine, ja noh, ärme unusta seda, et see kõlab küll klišeena, aga elu ongi lühike. Et mis sa ootad? Ma ei saa üldse nendest inimestest aru, kes hakkavad rääkima, et nad lähevad kusagile pooltriatlonile järgmisel aastal. Ma mõtlen, aga mis sul viga on? Sul võib-olla järgmine aasta sul ei tulegi seda. Võib-olla sa ei tea, võib-olla sa oled haige siis, aga kui sul praegu on juba olemas see eeldus, miks sa sead, me räägime pooltriatlonist. Lähed sinna startulete niimoodi. Noh, seal on ju 60-80 aastased, nad on nii suured ja muidugi sa näed ainult päkkasid. Et igasuguses ju kaalus ja erineva ettevalmistus, ma ei taha kutsuda üles, muidugi see ei ole vastutustundlik öelda, et kõik minge nüüd, et ma eeldan ikkagi, et sul peab olema selleks ka treenitus ja ettevalmistus mingilgi moel. Aga jah, ma ei tahaks asju liiga kaugesse tulevikku jätta esiteks ja teiseks, no ajale raiskamist seda ma küll ei talu. Räägime nendest emotsioonidest seal Otepää mägedel. On sul kordagi, kindlasti on, ka raamatus kirjeldad hetki, kus sa oled mõelnud, kõik ma jätan poole? Jah, on ikka olnud mõned korrad, aga ma ei ole julgenud. Mis need korrad on olnud? No näiteks Haanja 100 ratas. No see on lihtsalt haige, see on lihtsalt haige võistlus, ma ei tea, kellele see Ivar Tupp neid korraldab. Igal juhul mitte normaalsetele inimestele. Ja seal ma mõtlesin, aga tead, kõige hullem on see, aga kus sa siis katkestad seal? Mis sa mõtled, ta tuleb, võtab su sealt üles, et seal on mingi laibakas käib ringi ja siis võtab su sealt rattaga peale. Ei, sa pead sõitma tagasi. Teine võimalus nagu vasalopetid, jätad poole pealt seisma, siis ootad seda bussi, kui kõik need ülejad laibad peale korraldavad läbi külmununa. Just nimelt. Ehk siis see ei tundu mulle kuidagi mõistlik. Ja siis ma istusin seal ja mõtlesin, aga kui see Ivar ei tule mulle järgisi? No nad ei tulegi. Et mis ma siis teen? Võib-olla ma siis ikka veerin natuke edasi, varsti ma söögipunkt. Võib-olla seal midagi mõtleb. Ja sa lähedki niimoodi natuke ja vaatad, et no vaatame, kuhu ma siis jõuan. See oli üks kord, teine kord? Kus ma olen päris mõelnud niimoodi, et ma ikkagi jätan pooleli. No näiteks ka Talihar ja Vanakooli oli selline, kui ma esimest korda läksin ja läksin mütsiga lööma, ma arvasin, et see on lihtsalt no kuulge, Eesti metsas talvel ei jää mitte keegi hätta. Kui sa oled 50 kilomeetrit matkanud, siis mis see 101 on? Muidugi sinna tulid eksikilomeetrid peale ja ma ei arvestanud sellega, et sa matkad seda ikkagi terve ööpäeva ja mina ei ole öö läbi matkanud mitte kunagi. Et sellega ma tõesti nagu ei arvestanud ja võt siis, kui kõik katkestasid juba meie kambas 80 kilomeetril, siis ma mõtlesin küll, et nüüd vist oleks aeg. Aga siis mul oli see tunne jälle, et aga ma ei tule siia tagasi. Muidugi olen läinud igal aastal. Aga sel hetkel ma tõesti lubasin. Ma lõdisisin seal selles punktis ja mõtlesin, et mitte kunagi enam. Ja mõtlesin 80 kilomeetrit, siis noh, et ma ei saa teada, mis tunne see finišis on. Et äkki ma natuke lähen veel, vaatame. No niimoodi kilomeetri kaupa ja siis vaatame edasi. Ja siis ma läksin ja ma mõtlesin, et noh, nüüd on 10 kilomeetrit jäänud. Jälle sa oled küla vahel, päike juba tõuseb. Kus ma nüüd jään siin? Mul hakkab külm ju. No keegi tule sulle nii kiiresti järgi ja võt siis ma jälle ka niimoodi kuidagi keelitasin iseennast, et äkki läheks mõni kilomeeter veel edasi. Aga jagan siin meie kuulajatele ka need soovitused sellega seoses, kuidas sellest vaimsed ja keerulisest kohast üle saada. Minul on selline nii, mul on väga raske, mul on nagu tõeliselt raske. Siis ma näiteks maratoni joostes või rattaga sõites, siis ma teen niimoodi, et ma loen mõttes 100 hästi aeglaselt, kõnnin 100 sammu, siis 100 sammu jooksen, et üritada uuesti sellest haamrist välja rabeleda. On sul mingisugused sellised kindlad rutiinid, mida sa teed, kui on üliraske? Ma tavaliselt ütlen endale, et ma suudan. Lihtsalt ütlengi, et mina suudan. Vahel kiidan ennast ka ise sisekõnes, et ma olen hästi tubli. Jumala eest ei tohi öelda seda, et ma ei jõua. Seepärast, et siis sa tõesti ei jõua. Ehk siis ikkagi sõnadel on nii suur jõud, et kui sa hakkad endale ütlema mingisugust mantrat, noh, sellist nagu sõna on ju, et ma olen veel võimeline, ma veel jõuan, siis kuidagi see hakkab toimima. Ja siis sa loodad kuni järgmise hetkeni, kus alati ikka sa kohtad kedagi, noh nendel radadel. No keegi, kellel on veel raskem näiteks, see ka alati motiveerib, siis vaatad, et tegelikult sul polegi nii täbar olukord. Eriti kui tema katkestanud, siis saad aru, et
mina küll ei katkesta, ma olen tugevam. Ja siis lähed jälle edasi, ehk siis mingid sellised väikesed nipid selle rajal ka aitab või tuleb keegi, ma ütlen kiidab rolli, tuleb keegi ütleb, issand, sa näed nii hea välja, sa küll väsinud ei ole ja siis sa jälle usud ja lähed edasi. Ma suudan. Kes usub sellesse, et see teooria ma suudan töötab, käsi püsti. Mina kuulsin seda eelmisel aastal Mallorca ühes laagris, kus Raimo Ülavere üsna täpselt samasuguse soovituse andis, et see on ainus võimalus, kuidas selle ahviajuga võidelda, kes hakkab kogu aeg sulle töötlema, et anna järgi, ei juhtu midagi, keegi ei pane tähele, mine koju, kodus on soe. Super hea näide sellest, milleks ma tunnistama, ma ei ole väga tihti olnud võimeline. Ma ikkagi kardan võib-olla mõnda järgmist väljakutset. Ja siis ma jõuangi selle kohtumiseni, mis meil oli umbes aastaga tagasi Pariisi olümpiamängude ajal, kui me tegime koos ühte olümpiastuudiot Ukrainas. See oli hetk, kui sul oli jäänud selle 3 triatloni, täispika triatloni loetud päevad. Ja siis istusid mul seal stuudios, siis ma ikkagi vaatasin sind, kui sellised ilmuga mõtlesin, miks? Okei, ma olen ka teinud mõnda asja. Miks sa teed 3 täispikka triatlonit järjest? Suudad sa seda kuidagi sõnadesse? Eks see projekt tuli mõnes mõttes jälle sellisel hetkel, kus juba maraton oli palju joostud, triatlon oli ka tehtud, poolikuid ja täispikkasid. Ja mul oli juba mõttes ka see raamat ja mulle tundus, et ikkagi mingi asi on siit puudu. Olgem nüüd nagu ausad, et siin selles kambas ma kujutan, et pooled on jooksnud maratoni ja teinud triatloni. See ei ole enam ka midagi erilist. Ja siis ma mõtlesin, et oleks nagu veel üks asi sealt puudu. Ja siis kirjutas mulle Rait Ratas. Ma haissin alba kohe. Aga ma ei julgenud ka ei öelda. Ja ta ju nii ilusti ütles mulle, sa saad ise valida. Sul oli võimalik teha kuni 10 korda. Aga mina mõtlesin, et jällegi Andre Oosbergu sõnadele toetudes, et võta selline väljakutse, mis teeb sind ikka ärevaks. No mis teeb nii ärevaks, et sa mõtled, et pagan, ma ei tea, kas ma saan sellega hakkama. No 2-kordne oleks selline olnud, mille peale ma oleks mõelnud, et see on ilmselt väga lihtne tehtav, kui sa oled 1 kord teinud. Aga 3-kordne, no ärgata igal hommikul üles ja minna uuesti ja jälle ujuda 3,8. Sõita jälle 80 kilomeetrit ja joosta täispikk maraton. See tegi mind väga ärevaks. Aga ma mõtlesin, et ma tahan ikkagi tunda seda tunnet, mida need ultratriatleedid tunnevad siis, kes on 3 päeva järjest on teinud. Ma kirjeldan siis, mida nad tunnevad. Mis on see, mida sa siis sealt said? Ma sain seda järjekordselt, et jällegi väga klišeelik mõte, aga et ega, kui sa ei ole seda teinud, siis su hirm on ikkagi võib-olla väga tihti see, mis just selle ahviaju sisse lülitab. Et triatloni on võimalik võtta nagu matka ja ultratriatleedid ju väga tihti teevadki neid samu 3 ja 5 ja 10 kordseid matkatempos. Oluline on see, et sa suudad kesta mitu päeva järjest. Ja see, ma ütlen, et see mahugi esialgu pähe, sest sa oled ju jooksnud 1 maratoni ja siis sa nädalaga puhkad. Teed triatloni, siis nädalaga puhkad. Aga kui sa kuidagi lülitad ennast ümber, et nüüd on niimoodi, et ma puhkan ette mõne aja, siis 3 päeva teen matka ja sealt edasi siis puhkan jälle. Siis nii ongi. See võtab pead katsima ühel lihtsal põhjusel, et ma olen kärsitu ja ma olen kärsitu väga palju seetõttu, et see on, ma arvan, kutsehaiguse aeg. Sa oled ka aeg olnud. Et ma ei suuda ujuda rohkem kui 2 kilomeetrit, sest ma olen pööraselt iga. Mida sa üksinda sellel võistlusrajal, sa võid kirjutada neid kõiki erinevaid distantse, aga võtame selle sama 3-kordse triatloni. Millest sa mõtled? Kõik need tunnid, kogu see aeg? Päris ausalt ütlen, siis ma mõtlesin, et kas ma saan ujumise lõpuks selgeks ja sain. Alles veel umbes 1,5 kuud enne triatloni ütles mulle üks ujumistreener, et kuule, kas sa ei tahaks teha seda ultrat mingi aasta või 2 pärast? Sul oleks vaja ikkagi neid ujumistreenereid. Sest esiteks on mul foobia olnud ujumise ees ja teiseks ma tõesti ei oska väga hästi, ei seda pööret ja seal ultras on see väga oluline, sellepärast, et teatavasti ikkagi seinast tõukamine annab sulle väga palju eeldust. Ja
ja mina mõtlesin, et kui ma seal nii-öelda ujun, et mul hakkas tunduma, et ma nagu oskan järjest rohkem. Ja päriselt ka, mul tuli lõpuks nii hästi välja, et ma oskan nüüd tõugata sealt seinast, nii nagu filigraanselt, ma ei tea, mul oli isegi video sellest. Ja ma sain ujumise sellisel moel seal selgeks, et mõtlesingi selle peale, mõtle kui hea, 3 päeva harjutamist, ainult 3 päeva harjutamist, inimesed käivad 3 aastat treeningus, võtavad endale mingid treenerid, maksavad suuri rahasid. Mina käisin ultra, sain selgeks. Kas Kertu, võib-olla siis sa oled ikkagi nagu mingisugusest teisest liigist. Need ultra inimesed, need ongi väga teisest liigist inimesed, kes naudivad. Ja mitte niimoodi, et nad ühe korda teevad, vaid nad teevad veel. Et sellest on saanud haigus. See on su sees ikkagi mingisugune leek, mis põleb ja kutsub sind järgmisele veel raskemale väljakutsele. Ei, mulle meeldivad erinevad väljakutsed. Mulle meeldib arendada ennast kuidagi laiemalt. Et see mõte on küll, pole kordagi mulle päevakorda tulnud, et äkki läheks ja teeks 5-kordse või 10-kordse kusagil. Ausalt öeldes see läheb igavaks. Et ma täna ei näe ennast küll, et ma ei kujuta ette, võib-olla kusagil mingis teises maailma paigas või mingisugune muu motivaator, mis mind sinna sunniks, aga lihtsalt, et teha nüüd mitmekordseid, ei, ma arvan, et elus on rikkamaid võimalusi ja kuidagi rikastavamaid kogemusi võimalik nautida. Minul endal on olnud ikkagi pärast lõnda suusa või rattamaratoni selline tunne, et aga jah, tehtud. Aga mis ma nüüd siit nagu väga sain, ega nagu peale selle, et ta on tehtud, ega nagu väga nagu ei saanud. On sul kordki olnud selline tunne, et oli seda kõike nagu vaja? Mitte kunagi. Sul on midagi valesti seal siis? Ei, mul on ikka väga valesti. Ma võin sulle rääkida oma loo, et tegin ka ikkagi minu hea mõneseri üristus, väga reast sportravelist, kes tänu kellele ma üldse kõiki neid oma World Lopeti maraton olen läbinud ja rattamaratone, kes ikkagi utsitab mind iga aasta korra sõitma. Ma sain ikkagi mingil hetkel haamri. Pikk sport väsitas ma ära. Kui ma tundsin, kuidas ma olen seal rajal üksi ja ma ei puhasta nagu pealtnägijal enne pikka rasket lugu oma pead, vaid mida aeg edasi, seda raskemaks ja üksinduse rajal olemine muutus. Tegelikult nende sahtlite korrastamise asemel keerasin need sahtlid veel rohkem pea peale. Ehk ma tulin võib-olla purjemana rajalt tagasi ja olin võib-olla veel rohkem oma mõtetega puntras. Võib-olla sa võistled, vaata see on küll nagu minu ja ma arvan, et enamik harrastussportlaste erinevus. Ma ei võistle. Ma võistlen... Ma ei võistle, jumala eest. Ma ei kunagi läinud ei aega tegema ega ka kohta tegema. Siis ma ei oska öelda, mis on valesti. Ma imetlen su tahtejõudu. Selles mõttes ei, ma üldse ei tahaks seda oma neid käike. See on olnud ju imeline teekond ja väga vahva on kuskil ripub ikka mingi medal. Aga ma olen kaotanud mingis mõttes selle, ma loen seda raamatut just selle tundega, et ma tahan leida endas uuesti usu nende pikkade maratonide vastu. Ja, sest Jüri kuulab ja Jüri ja mina tulen sinuga igale poole, nii et selles mõttes üldse muret, ükskõik tal on nii palju toredaid üritus. Aga räägi mulle sellest usust. Kuidas ikkagi nagu leida endas iga järgmine kord see uus motivatsioon, sest ma arvan, et siin saalis on palju inimesi. Et mida sa soovitad? Kuidas alustada jälle otsast peale? Kas sul on neid jälle alustamisi siin raamatus ju küll ja küll? No ikkagi aitab see, et panna ennast kirja kõigepealt ja üldse mitte mõelda, et see hakkab kohe sigama, kui hakata nüüd kaaluma, et kas mul on piisavalt aega ja kas äkki ei ole see õige hetk või et ma arvan ikkagi, et elu parim elu on täna siin ja praegu, et kui sa oled mõelnud selle peale, siis järelikult täna ongi kõige parem hetk. Panna ennast kirja ja avalikult see välja öelda oma sõpradele Facebookis. No teate, sotsiaalmeediat tasub ikkagi kuidagi enda kasuks ka tööle panna. Ja see on üks võimalus, kõik hakkavad kaasa elama. Ja siis sa hakkad tundma juba natukene, et ma olengi juba kangelane. Ja siis sul tekib ka kuidagi see võlgnevuse tunne. Ja muidugi aitab väga see, kui sa leiad endale vastavaid kaaslasi ka. Kui 15 aastat tagasi ma läksin baari tööklubisse, siis kõik olid mu sõbrad. Ma tundsin kõik. Täna 15 aastat hiljem, ma lähen spordivõistlusele kõik oma sõbrad. Ma ei tea, ma ei ole baaris väga tihti käinud, aga ega ma vist ei tunne ka enam neid. Ehk siis leia need inimesed, kellega koos neid asju ka teha, sellepärast, et neid päevi tuleb niikuinii, kus sa liikuda ei viitsi ja tegelikult on ilm kehva ja nii edasi.
Ja samal ajal see kindlasti see teekond on ka iseenesest ju kuidagi selline sõltuvust tekitav ja head tuju tekitav sinna poole liikudes. Ehk siis ma arvan, et sellised väikesed näpunäited ongi ja ega siis mina ei ole finišis, mitte üheski finišis muide õnnetuid inimesi kohanud. Ehk siis vahet ei ole, mida sa teed, on see triatlon, maraton või suusatamine. Lõppude lõpuks kõik nad on seal ju õnnelikud, et nad ikkagi selle järjepidevuse ja selle väljakutsega on hakkama saanud. Ma olen seda nõus, see annab seal mäe otsas, kui see sinna lõpuks täiesti katkisena. Olles vandunud 35. kilomeetrit, mitte kunagi enam. Ma ei tea, miks ma siia tulin nii edasi lõpuks sinna jõuan. See on ebavõine, mis sinuga juhtub. Sa juba oled valmis järgmiseks. Sest see õnnetunne või see mingi endorfiini laeng, mis sulle nagu pähe sööstab, on nagu uskumatult mõnus. Tulemusest sõltumata, kui keegi tule sulle patsutama, sa oled ise endaga rahu. Ja seda hetke ei tohi raisku lasta, siis tasub kohe järgmisele kirja panna. Ehk siis, kui sul on see mõte juba seal tekkinud, siis kindlasti kasutas ära ja pane ennast kirja. Minu mõnest ei tohi tekkida seda pausi vahele. Vaata sellepärast, et mis on nagu, ka ütleme, mida ütlevad arstid ja treenerid, see ei ole tervislik, et sa jookse üldse ja siis sa lähed jooksed maratoni. Tervislik on ikkagi see, et sa oled järjepidevas liikumises, ehk siis sa ei peagi jooksma maratoni, tegelikult piisab 10 kilomeetrist, et olla väga heas vormis. Aga see, et sa pidevas liikumises oled, kui sa tunned ikkagi, et ma pärast seda maratoni pigem ikkagi tahaks nüüd jalad panna seinale ja elada oma sellist, ütleme, mitte sportlikku elu edasi, siis pane ruttu ennast järgmisele kirja. Kas selles meditatiivses seisundis, kus sa seal oled, 3 maratoni järjest, 3 triatlonit järjest ja nii, kas sa tänu sellele oled kasvanud ka väljaspool sporti kuidagi teistsuguseks? Absoluutselt. See ei ole olnud kindlasti ainult sport ja mingisugused medalid, et ma kippusin ikkagi asju väga palju ette võtma ja pooleli jätma. Mis ülikoolides ma kõik õppinud ei ole, ma olen kõiges, nagu sinagi, kusjuures, jah, ma hakkasin praegu mõtlema sina ka. Aga kõik oli lõpetamata. Ma vaimustasin kõigest. Aga pärast seda, kus ma õppisin, et kuskil on start, siis on pingutamine ja siis on finiš. See hakkas kanduma teistesse eluvaldkondadesse üle. Ja ma hakkasin hästi teadlikult lõpetama oma lõpetamata kõrgkoole ja uude keskkooli või ülikooli astudes võtsime eesmärgiks, et sellel korral ma teen üks kord kas või elus, aga ma teen selle nominaalajaga magistri ära. Ja ma suutsin seda. Ma arvan, et suuresti tänu sellele, et see teekond on õpetanudki seda sihikindlust ja nende raskete hetkedega toime tulemist. Ja muidugi ka see, et raskemad hetked elus on kuidagi kergemini talutavad, et kui sulle varem tundus, et mingisugune probleem või mingisugune raske hetk on nagu nii ületamatu, siis kuidagi mingid asjad nagu saavad hoopis teistsuguse tähenduse pärast seda ja sa saad aru, ei, see pole mitte midagi. Et kuidagi see iseenda emotsioonidega toime tuleb ja muidugi see ka, et tead, mina ikkagi olen parem inimene, kui ma liiguan. Tead, kui nädal aega mitte midagi ei tee, siis ma tunnen, kuidas kõik hakkab närvidele käima. Mina ise muidugi iseendale kõige rohkem. Aga kui mingid teised asjad, kuidagi selline olek on närvilisem ja jooksmine või üldse liikumine üleüldiselt on ikkagi minu teadlik teraapia. Ja ka väga rasketel aegadel, näiteks leinaveekonnas, olen ma teadlikult võtnud selle, et ma lähengi nüüd kõnni. Lihtsalt lähen palverännakule iga päev kõnni nii palju kui suudan. Mida kauem ma suudan, mida raskem see on või mida väsinu ma füüsiliselt olen, seda kergem on oma emotsioonidega toime tulla. Sest lõpptõrguks siis kõik taandub ju sellistele väga primitiivsetele vajadustele. Ainus millele sa mõtled, kust ma süüa saan. Uni tuleb ka väga hea, olenemata siis sellest ärevusest või keerulisest situatsioonist, mis sul vaimselt on. Ja iseenesest hakkavad mingid asjad settima, et selles mõttes ei ole siin ju mitte midagi ka nii-öelda erilist või kuidagi personaalset, vaid see nii ongi lihtsalt. See ongi parim teraapia igas mõttes. Aga teraapia sahtlite koristamise mõttes, et ka oma keerulistest suhetest oled sa siin kirjutanud, et oled sa need oma nendel radadel paika loksutanud? Kindlasti. Ikkagi üldiselt on nii, et kui sul on ikka tõsine probleem, siis tuleb maratoni minna jooksma.
kui on väga suur probleem, siis on muidugi pikemad distantsid, aga maratoniga üldiselt on ikka nii, et siis nagu saab kõik korda. Et sul on lihtsalt nii palju aega endaga seal ju mõelda ja tegeleda, vahel leiad veel kellegi jooksukaaslase kõrvale ka, oleneb, kus sa seda jooksed, aga alati on ju neid toredaid nii-öelda kaasteelisi, kellega arutleda või rääkida. Et jah, ma olen väga rasketest nii suhetest kui keerulisematest eluetappidest tänu sellele kindlasti üle saanud. Sa mainisid mentorid ka siin, kes on su kõrval olnud või inimesed, keda sa kõiki tunned, need tuleb viishada seal maratoni inimestes, aga on seal nüüd olnud nagu kedagi, kelle puhul sa ütled, et ilma temata peaaegu, et ma võiks öelda, et juba keeruline. Ma ei taha nüüd kõiki nimetama hakata, aga võib-olla sa ei pea ka nime nimetama, räägid kellest, kes on olnud selles 15 aastas erilise tähtsusega. No tegelikult ma tean, et ta ei taha ega otsi avalike tähelepanu, aga tõesti mu mentor ongi see ja sellest raamatust käib ta läbi ja ka nimepidi. Et tema kindlasti, tema oli see, kes küsis minu käest 15 aastat tagasi. No aga palju siis eile võtsid? Ja ma mõtlesin, miks sa küsib seda minu käest? Ja mina lihtsalt, mul on väga lõpus lihtsalt. Ei, ma ei võta üldse väga palju. Selles mõttes, me lihtsalt seal teatraadios, me lihtsalt natuke võtame natuke. Ja see tunne, et ma talle valetasin, ja iseendale ka, ja mind hästi kauaks ajaks ikkagi paima. Ja võib-olla see oli nagu esimene hetk, kus toimusid muudatused, aga kindlasti ta on olnud ka nende sportlikel siis katsumustel kaasas, kus ta on jaganud erinevaid soovitusi arstina, olles siis arst ka. Kas ja mida tasuks teha ja mida pigem mitte, et ta on väga paljudes asjades ikkagi kaasas olnud ja ma olen talle seda korduvalt öelnud, et ma ei oleks täna siin, kus ma olen, kui teda ei oleks kaasas olnud. Väga head nõuandjad, väga tark inimesed. Oled sa ise mentor või oled sa valmis ise hakkama mentoriks nendele, kes on oma vaimsetel või keerulistel hetkedel kaotanud usu nendesse pikkadesse spordialadusse? Ma väga pelgan selliseid mentoreid, terve Instagram on neid täis ja ma usun, et inimesed, kellel ikkagi vastavat haridust ei ole, ei peaks professionaalsel tasemel siis nõuandeid jagama. Et mina saangi jagada sellisel viisil, nagu ma seda teen, et see ei ole populaarteaduslik teos, aga siin on väga palju viiteid siiski oma ala ekspertidele, spetsialistidele, treeneritele. Tõsi, ma toon ka välja selle, et nende aastate jooksul on väga paljud asjad muutunud. Ärme unusta, et minu ema on kehalise kasvatuse õpetaja, Tartu magister lausa. See, mida tema mulle rääkis 15 aastat tagasi, on ammu ilma juba ümber lükatud, et väga palju on uusi teadmisi tulnud. Aga ja ma ei tituleeriks ennast kuidagi ega sooviks võtta seda rolli küll, aga ma väga loodan, et need lood ja need minu enda kogemused on kuidagi inimestele inspiratsiooniks ja eeskujuks. Oled sa seda kogenud ka juba? On tuldud sind raja äärest tänama Kertu tänu sinu sellele loole, mis on ju täiesti normaalne. Olen isegi seda kogenud tänu sinu sellele loole, ma panin ka suusad jalga. On seda olnud? No muidugi ja absoluutselt selles mõttes on neid inimesi ikkagi väga palju, kes on tõesti tulnud ja teinud väga raskeid võistlusi ja kellest on saanud palju suuremad sportlased, palju tõsisemad pühendunumad kui mina ise olen, et see on alati väga tore, sest ega mind on ju samamoodi keegi seal tee juures ikkagi inspireerinud või kas või need nõuandjad, kes on andnud väga häid nõuandeid või need inimesed, kes on kutsunud nende väljakutsete juurde. Nii et ma arvan, et kui midagi üldse, siis me võiksimegi teineteiselt seda head üle võtta ja õppida, inspireeruda ja eesmärki võiks ikkagi seesama olla, et olla kuidagi parem inimene siin elus, iseenda jaoks enne kõike, aga ka kõigi teiste jaoks, et mis see muu võiks olla see mõte siin. Su vanemad, see raamat alguse juurde tagasi tulles, et kui nad räägivad, et kui sa räägid iseendast, et koba ei tahtnud ja viskasid napsi ka ja igas edasi, on sul tuldud hiljem ütlema, et issand, Kertu, see, kuhu sa jõudsid uskuma, see on nagu unistus. Sa mõtled mu vanemate poolt? Ei, ema ütleb ikka, et ära neid ultrasid küll tee ja seda taliharjat ta tahab ära keelata üldse Eesti Vabariigist. Ta ütleb, et selliseid võistlusi ei tohi üldse olla. Aga mõned asjad on tagasi võtnud küll mõned sõnad, et kui ta varem ütles mulle, et maraton see ju kohe rikub ära su põlved ja liigesed ja tänaseks oleme jooksnud 22 maratoni, siis ta ütles, võib-olla siis tänapäeval ikkagi need tossud on hoopis paremad kui need meie ajal. Ehk siis, et... Ma pean silmas seda,
nad ei kartnud, et sa lähed hukka. Näiteks mingil hetkel sporti teha, ajakirjandus, meelelahutus, peod, kuigi ma ütlen ausalt, mina mäletasin jubedalt pidutsevad. See, kuidas sa kirjetad, on minu jaoks kuidagi suhteliselt väga hästi ära petta. Võib-olla see ei olnud ka selle tasemel, eks ole, et milline on siis sinu jaoks oli seda palju naisterahvana, aga ei, seda ma ei usu, et nad oleksid, nad olid pigem leppinud, et noh, ta on ju siuke pääti, et las ta siis olla, noh, et ta luuletab seal oma ette, on ju, et mulle nagu tundus, et nad olid lihtsalt leppinud, vaata, mul on ikkagi sportlik kaksikõde, et noh, tema oli see tubli ja tema käest sai alati küsida, noh, kuidas siis see tänane mäng läks ja kas te võitsite ja noh, mitu servi ja noh, nii edasi, on ju. Et kogu aeg oli olemas nagu see inimene, kellega siis neid spordijutte rääkida ja koos mänge vaadata, et kuidagi noh, ega siis mind ei pandudki tähele kogu selles kontekstis, et ma arvan, et pigem küll aga nad tunnevad kindlasti rõõmu ja mu isa on olnud ikkagi väga uhke nii mõnegi finiši üle ja kui ta esiti ju helistas, see oli esimene maraton ja pärast peatoni ka helistas kaksikõele, küsis, et kas kettu katkestas. Siis noh, see lõppes ikkagi ära üsna pea ja ta pigem ikkagi helistas ja küsis, et noh, kas te või noh, et kuidas läks, et või siis saatis sõnum, et jah, et minu respekt või midagi taolist, et ta ikkagi ühel hetkel hakkas sellesse kõigesse uskuma ja tema nagu ei takistanud ka, kui ma talle ütlesin, ma lähen nüüd 3-kordsele ultrale, siis ta ütles, mis arst ütles? Mis arst ütles, et võib minna? Minu jaoks, kes ma olen väga hea fantaasiaga, kui üks emotsionaalselt kõige ilusam hetk see, kus isa sind ikkagi mõelmata sellest, et ta lubas, et ta läheb ära, finišis ära võttes. No mis tal üle jäi? Ja ma kujutan ette, et mina oma peas kujutasin seda ette, mul on olnud endal need hetked, kus ma olen pärast maratoni helistanud oma isale ja emale läheb. See on nagu ebamaine tunne. Noh, see hetk tundus mu jaoks nagu juurde ära. Ja see oli tore, aga noh, nagu ta ütles, et ta on nii pikk maa tulla, et mis ta siis ta ikka ootab ära selle finiši, et kus ta siis ikka läheb enne. Aga noh, ma ütlen, et tegelikult on see nagu olnud ju hästi tore selline, mõnes mõttes ka mingi sellise mineviku puudujäägi ülekirjutamine, et täna nad siiski hea meelega viivad mulle selle joogipudeli sinna metsa äärde ja isa küsib, et mis küll ma siis sauna panen, kuule kaua sa täna jooksed? Mõtle, kuidas su isa naudib tema elu ühiskuste täitmine. Ja ma mäletan üks hetk oli selline ka, kus kaksikõe käest küsiti, et noh, sina ju ei lähe jooksma või midagi taolist. Et kuidagi on ka see hetk ära tulnud, et talle hakati etteheiteid tegema, kes on noh, ikkagi väga andekas sportlikult ja füüsiliselt, mitte et ta väga palju peaks selle nimel üldse vaja tegema. Selle raamatu üks suur punkt on see, et mul on ka elu jooksul kingitud erinevaid välismaiste autorite raamatuid, noh, kuidas ikkagi nüüd ennast kokku võtta ja kuidas ikkagi nagu pingutada ja noh, neid on autorid on erinevad ja ka nimetavad. Eriüksuslastest, ma ei tea, kellele välja. See dokumentaalsus. Sa oled nagu teadlikult seda teekonda dokumenteerinud, kirjutanud vahepeal ka siis, kui võib-olla käsi väriseb ja seal kuskil Aconcagua mäe peal omale üles mingid asju. Jaa, selles mõttes on see küll memoaarraamat, mis on hästi detailne, et ma olen need lood ikkagi tol hetkel jäädvustanud ja olengi teadlikult oodanud, et võib-olla tuleb see hetk, kus ma tahan selle kuidagi kokku kirjutada. Esiti ma mõtlesin muidugi iseenda jaoks, noh, või vanematele näitamiseks või midagi. Aga kõrd sinna tekkis nii palju erinevaid selliseid mälestusi, mis mulle tundusid, et võib-olla vääriks väljaandmist. Ja nüüd kuidagi sai see 15 aastat täpselt, et selline nagu mingi elujärg sai nagu ümber. Mulle tundus, et nüüd on seal nagu kõik olemas. Siis mul näis see hea mõttena ja loomulikult see ei tulnud nii, et mina nüüd kodus mõtlesin, et noh, et paneks ikkagi raamatu. Ma ikka nagu alati ma kahtlen hästi palju, noh, kellele seda vaja on ja teatud raamatuid antakse jube palju välja ja selle korral mul oli selline super toimetajad ja super tiim, kes nii-öelda andsid oma õnnistuse igas mõttes enne, kui ma julgesin. Ja muidugi Kristjan Kort ja Andres Sild ka, kes olid seal käsikirja läbi lugenud ja ei kirjutanud mulle midagi. Ma andsin neile võimaluse, et te võite mulle anda teada, et teie selle raamatuga seotud ei taha olla, et noh, see on halb. Aga kui tagasiside oli piisavalt inspireeriv, siis ma mõtlesin, et ju siis seda on vaja. Kas siit on midagi välja käinud? Algsest nii-öelda otsesõnumskohal kirjutatust? Tegelikult vist mitte. Ma väga ei pelga ei seda, et näidata ennast kuidagi nõrgana,
või tegelikult on seal ka väga palju isiklikku eraelu nüansse, mida ma kunagi varem ei ole avaldanud ega rääkinud. Sest ma arvan, et need on ikkagi olulised ka tagasi vaadates, et kus kohas ma siis olin ja miks ma võib-olla selle stardi eel olin ikkagi väga-väga katki. Et ma arvan, et midagi olulist ta küll, sealt küll välja jäänud. Enne veel, kui ma annan meie kuulajatele sõnas, ma teen ühe sellise kõige vooru. Teeme sellise kiire vastustega. Ei pea nagu, võib-olla põhjendab ka natuke. Kõige ilusam väljakutse, kus osaleda. No, ma ikkagi ütleks seesama kõige koledam ja vastikum ja samas ka ilusam Haanja 100 jooks. Visuaalselt, kas seesama Haanja jooks? Visuaalselt? No siis ikkagi Aconcagua. No 7000 see mäe tipus seista ikkagi, see on midagi, mida ilmselt ei koge enne, kui oled ise mägedes. Kõige raske? No tegelikult ikkagi kõige esimene on ju kõige raskem ka, sellepärast et siis ei ole üldse usku. Et võib-olla see on ikkagi olnud nagu kõige raskem. Esimene arv? See oli tegelikult olümpiadistants, nii et 2011. 15 aastat tagasi. Jeesus. Jah, 2020. Aha. Võib-olla kõige kergem. Maraton on nüüd ikkagi selline, mida võib niisama ka lihtsalt, mitte võib-olla täna, aga üldiselt võib ikkagi seda homme ka minna jooksma. Kõige lõbusam? Kõige lõbusamad on olnud ikkagi need väljakutsed, kus on olnud lõbusad kaaslased. Tegelikult ultratriatlon oli seda. Mul oli tõesti dream team. Nii palju nalja ei peaks ühelgi spordivistlusel saama, kui meil sai. Kas on veel mõni kõige, mida võiks küsida? Tahad sa mõnda eriliselt mõnda nendest 15 aastast, mida me ei ole veel puudutanud, midagi esile tõsta? Sellist võhandut me oleme maininud, erinevaid maratone erinevates riikides. On seal mõni selline lõpus lugu, mida peab sa ütled, selle on ära rääkinud? Ma olen ikkagi üritanud joosta ja maratoni alati uues paigas, mitte kunagi ühes ja samas kohas. Kui ma mõtlen maratonide peale, siis loomulikult maraton on New York, et seda ei tasu kohe ära joosta, sellepärast et pärast seda on nagu selline tühi maa ka nende suurmaratonide valguses. Aga samal ajal mul väga meeldivad ekstreemsed maratonid, ehk siis mida ekstreemsem on see paik, seda pöörasem on see kuidagi see kultuurivahetuslik nüanss. Ja Kuuba kindlasti oli selline koht, kus kõik need sellised olmelised küsimused, milleks sa üldse ei olnud valmis. Sa ei saa süüa ja tegelikult ikkagi, mitte midagi ei saa tegelikult, et sa lihtsalt jooksed ja kõik need inimesed vaatavad, et mis sul viga, kas selle magusa joogi pärast teed sa seda ja see magus jook oli ka juba otsas, nii et sa tegelikult seda ka ei saanud. Ehk siis nagu sellised kultuurilised nüansid, mis seal Kuubal ees ootasid, võib-olla olid ühed kõige põnevamad ja siis sina muudkui jooksed seal 35 kraadises kuumas. Ma tean, et sportlaeval korraldab ühte matka kuskile Kesk-Euroopasse, Itaaliast, Prantsusmaa, kus saab samal ajal ka veini juua. Mina olen kirjas, ma ei tea, miks Jüri ei ole teatanud, et ma sinna saan. Nüüd ma muidugi sellel aastal jääb vahele, aga... Kas see vana elusu kaardilt on igaveseks pühitud või see on selline hea sümbioos, millega sa seod kokku endise praeguse? Ja selle valguses nüüd võiks kõlada, aga tead ei, ma olen otsustanud nii, et ma ei ole täiskasvane. Ma ei ole nagu, ma püüan ikkagi nendest tohututest äärmustest, seda enam, et ma elan väga musta-valge maailmas kuidagi iseenesest. Aga ma ei saa ka öelda, et kuidagi vein väga minu igapäevaellu või tavaellu kuuluks, sest see on õudne raiskamine. Lihtsalt raiskamine, see järgmine päev ja kõik see ja tegelikkuses ikkagi, kui ma nagu päris nagu siuksest nagu praktilise külje pealt vaatan, siis mul on ka sõbrad nüüd, kõik on ju mingid spordihullud. No ja siis on homme jälle mingi asi, eks ole, ja ülehomme siis tuleb võistlus ja et see kuidagi on iseenesest nii läinud, et ma lihtsalt ei satu enam väga ei pidutsema ega peoseltskonda. Aga see ei tähenda ka seda, et ma nüüd ütlen, et nüüd ainult tervislik ja nüüd ainult, ega siis lõppude lõpuks nagu elu on lühike ja ega siis, kui vahel on see tunne, et tahakski minna sinna
issand, sellest veinimaratonist olen ma küll mõelnud, et selle võiks ükskord ära teha. Et siis lähengi. Nüüd, kus sa oled varsti pojanuks, tulen sealt tagasi selle episoodi juurde, kus sa tulid ühele RMK matkale, mille kuulsid jälle kutsuti, eks, ja sa keegusid magamast telgist. Kas sa kujutad ette, et nüüd ümber kasvanuna selliseks hoopis teistsuguseks inimeseks sa oleksid valmis elama seda kõike uuesti nii, et su väike poiss on su rinnal selles kotis ja magatagi nii nagu üks ERR-i uudisteajakirjanik aastavahetusel ükskõik mis temperatuur nõus telgis, õues, mis iganes mäe otsa tipus või orus. Absoluutselt, meil on ju tänaseks kujunenud välja oma selline väike matkaklubi või grupp ja mul on seal heaks eeskujuks Lodja seltskonna Liisa. Tema tõi oma viimase, siis 5. lapse Johanna, kui ta oli nädalane meie mitmepäevasele matkale. Ja no kõik said testida teda ja teda seal kussutada, et ausalt öeldes ma usun, et väga paljud asjad, ka see, mis puudutab last, on kuidagi, meil on mugavam ju. Me ju tegelikult tahaks ju rattaga kiiresti sõita, et ei viitsi ju võtta seda 5 või 13 aastast kaasa. Et tegelikult, kui me kaasaksime neid kogu aeg ja võtaksime, mina oma õelapsi kaasa, see ei olegi lihtne. Ega siis ju, nad ju väsivad ära ja nad ei ole ju harjunud. Aga kui sa samm-sammult seda teed, siis me peaksime ikka väga muretsema, ma ei taha siin moraali lugeda, on ju, et mis sa siin üldse tead, on ju. Aga ma olen näinud, et lapsed on ka väga palju rõõmsamad, kui nad saavad kaasatud olla ja liikuda. Et sa ei lase kindlasti juhtuda seda, mis juhtus sinu, kui sa väike olid. Ei, mitte mingil juhul, mina olen palju parem selle. No nii, head sõbrad, nüüd on võimalus teil, kui keegi tõstab käe, siis ma tulen mikrofoniga tema juurde, kui keegi tahab midagi küsida, siis küsige, aga see on suurepärane võimalus seda praegu siin temast teha. Nii, Valdo, palun. Ja, et kui see väga isiklik ei ole, lihtsalt huvi pärast küsin, proovin äkki sa vastad. Igalühel on enne suurt võistlust või väljakutset omad rituaalid, mida ta peab läbi tegemast, tuleb ennast turvaliselt. Kas ta paneb kindlad sokid jalga või sööb hommikul kindla varjaga putru või ma tean, et sina tuled alati kergelt meigituna, sest sa pead alati välja tegema. Aga mis on need isiklikud rituaalid või asjad ilma milleta sa tunned ennast ebakindlalt või sul jääb mingi asi nagu ettevalmistusest tegemata, kui sa neid ei tee hommikul või eelmisel päeval või eelmisel nädalal? Valdo, sa ju vastasid ära, ega tegelikult ongi, minu meelest teekond peab alati ilus olema. Et siin ei tasu üldse teha mitte mingisugust järeleandmist, ja kui me oleme sinuga nii paljudes startides kohtus, sa tead, et me on alati hiljaks, nii et ega mul need rituaalid, isegi kui ma mõtlen nende peale, et oi, täna ma määrin seda vaseliini igale poole ja ma teen asju nii, nagu need peaksid olema, siis ikka juhtub nii, et me jään hiljaks ja pooled asjad jäävad niikuinii tegemata, et mida ma püüan süüa hommikupudel ja tavaliselt on see tatrapudel lihtsalt puhtalt süsivesikute pärast. Ja see on kõige parema glükogeemilise koostisega. Aga ja tõesti, kui saan, siis vahvlilongid, võt need võiks ka olla. Ma nüüd seda kasutades ära selle küsimuse ja teen silla ühe oma hea kamraadi juurde, kellel on vastupidi enne igat starti üks väike hirmust tingitud selline situatsioon, mis nõuab, et ta enne starti ja siis, kui start käib, peab ära käima ühes kohas. Kas sul on ka midagi, mis on iga kord juhtub enne starti või stardi ajal või ma ei tea, mis iganes, hirm, kõht lööb lahti, pead sa lugema enda mingid sõnad peale? Mul on tavaliselt ikkagi see magamatus, ikkagi kerge ärevus on ikkagi seis, kui on tõsisem väljakutse. Et kuidagi see õhtul mõtled, et lihtsalt äkki magan sisse või kas ma ikka sain need õiged tossud kaasa, et seda magamatust, aga seda ei tasu ka kuidagi väga üle utreerida. Tavaliselt on nii, et me oleme ikka väga plastilised ja me keha peab vastu, et mis seal siis on, et lähmegi väiksema magamatuse pealt ja jookseme ära ja pärast siis magama. Aga ei, päris sellist ei ole jah, et oleks nüüd nagu iga kord. Pigem magamatusel on küsimus. No nii, kas keegi tahab veel küsida? Kõik, palun. Ma mikrofoni ei soovi, aitäh. Mul on kaudselt sellega seotud, aga pikem
need on olnud nii erinevad teekonnad. Ma naeran, Nautan oli Leina teekond ja see oli mu vanaema lugu ja see oli emotsionaalselt mulle hästi oluline lugu. Ehk ta ei ole nagu kuidagi võrreldav, aga see konkreetne muidugi, kui tuua tõesti neid paralleele siin finišiga võrrelda, siis ma ei ole ühtegi raamatut nii kiiresti välja pidanud andma eraelulistel põhjustel. Ehk siis see tempo, mis sinna taha tuli, kui ma kirjutasin keeletoimetajale ühele neist, keda ma väga palusin ja tahtsin endale appi ja ta ütles, et tema selline minimaalne tööaeg on 3 nädalat. Ja siis ma ütlesin talle, et tähendab, teil on 2 peale kokku 3 päeva. Et ma väga palun, et te saate pärast aru ausalt, aga et ma väga palun, et siis tõesti see on erakordne, kui kiiresti ja tõesti parimad. Selle aitasid mul sellisele moele viia, et täna siin seda esitleda, et võib-olla selles mõttes on see olnud tõesti üks parajalt pöörane teekord järjekordselt. Sa oled nii iseenda kui ka teiste innustaja uskumatul moel. Seda peab kuidagi õppima, ma pean seda raamatut menetlema. Kas veel keegi soovib küsida? Magnar teab, et ta on raamatus. Vaata, sa räägid siin sellest, et jube närviliseks muutub, kui nädal aega ei ole midagi teinud ja meeletu rahvas kogu aeg peab minema sinna. Et sul ei ole sattunud mõnda väga head mõjutamisspetsialisti, kes õpetaks korralikult mõjutama. See on pigem sooritusega kohutavalt palju. Ma olen viimased kuud pidanud päris palju molutama ja see on mu elu kõige kohutavam aeg. Võib-olla mul on mingi teine veregrupp, aga mul on kogu aeg see tunne kuidagi, et elu on nii pööraselt rikkalik ja nii põnev ja nii palju toimub kogu aeg. Et ma tahaks sellest kõigest osa saada ja see niikuinii ei jõua, sellepärast et meie aeg saab siin siiski liiga kiiresti otsa. Ehk siis mulle ei meeldi molutamine ja see teeb mind närviliseks. See on minu meelest selline aja raiskamine meeletu, et ma molutan, kui ma seal niimoodi teen kergema sörgi. Et ei, jah, mul ei ole seda molutamisspetsialisti vaja. No nii, kas keegi veel soovib küsida? Kas sa oskad kirjeldada hetke või tunnet, kus mitte meeldib, mina viimasel Rasmus Viiks asetab telgiloore, mis on üks kooleks. Või siis ka see, et sa ei pane pead ette, sest ees on need laibad, mis on sinna kukkunud, et need on järjepõhjas. Või siis ka olen ise kuulnud siin enda suust, et rattasõits on täiesti mõttetu tegevus. Et see on selline tühi nühkimine. Kuidas tunne muud? Täna ma julgen öelda, et kõik need efektid või rattusest või muud on pigem see varus. No vaata, nii nagu laste osas räägitakse, et nad ei taha teha seda, mida nad ei oska või nad ei jõua. Ehk siis, kui sa ühel hetkel hakkad jõudma või sa suudad või sa saad mingi positiivse kogemuse. Telgilugu ju ulatub kusagile nõukogude aega ja ega need vettinud nõukogude telgid, ma ütlen sulle, see kohutav, see njufa ähkis näkku ja kogu aeg, ühesõnaga, mis me üldse seal metsas, miks me üldse peame seal olema. Kui sa selle ümber kirjutad, sest meil on täna nii palju rohkem võimalusi, palju mugavamaid äraolemisi, siis see armastuse leidmine on hästi lihtne. Muidugi, seal mängisid rolli ka need suurepärased matkakaaslased ja sõbrad, eks, et need teed olid seal nii toredad, need emotsioonid. Samamoodi ju rattaga, et kui ma lõpuks hakkasin julgema, et iga sõit ei lõppenud kukkumisega ja ma ei olnud jälle seal emos, et siis nagu mulle hakkas natuke rohkem meeldima juba. Et sa juba saad jalad lahti nendest kingadest. Et ma arvan, et seal ongi see võti, et kui sa natukene juba suudad, oskad ja jõuad, siis sul hakkab see meeldima. Ega asjaga nii. Üks küsimus mul tuli endal meelde. Mis on olnud selline nagu kõige
teadlikumalt, põhjalikumalt ettevalmistatud katsumus, kus mu enda treenerid on mulle öelnud, et see on tore, et sa käid rattaga sõitmas, see on tore, et sa käid jooksmas, aga lihased tulevad ikkagi nagu jõusaalist, rangest söömisrutiinist, režiimist, mis on sul olnud selline, kus sa oled nagu pühendanud maksimaalselt, andnud kõik, mis sul on. Ma ei tea, kuidagi on minuga ikkagi niimoodi ja sealt raamatust tuleb see ka välja, et ükskõik kui väga ma ei sooviks, et mul oleks selline väga õige ettevalmistus ja tõesti by the book, siis kuidagi ikka on nii, et ka nende suuremate väljakutsete eel midagi läheb ikkagi valesti. No midagi läheb nii valesti ja see ei ole minu kätes. Et ma kuidagi pean kas siis tegema mingi pikema pausi või siis jälle arsti kuulama ja nii edasi. Ja need ei ole seotud isegi treeningutega. Aga kui ma nüüd nagu mõtlen, et nende teekondade juures siis toitumisspetsialisti olema kasutanud erinevatel aegadel, võib-olla ultra eel oli selles mõttes kõige põhjalikum, et ma ikkagi võtsin julguse kokku ja otsisin üles legendaarset doktor Muusa Lepikku. Ta kujutage ette, võtab ikka veel vastu küll väga valitult. Tema oli see, kes ütles 15 aastat tagasi mulle selle sporditeekonna alguses, kui ta kuulis, et ma tahaksin minna triatlonile. 1 kilomeetri ujumis, 100 kilomeetrit ratast, 10 kilomeetrit jooksu, ütles niimoodi. Prijukum triatlonile pole teil asja. Ja mul oli pool aastat aega. Ma mõtlesin, kui lootusetu see siis olukord saab olla, kui tema ütleb, et mingi tantsiga võib-olla midagi või midagi. Ja ma võtsin nüüd julguse kokku ja läksin uuesti tema vastuvõtule. Ja me tegime kõik need uuringud läbi ja mu küsimus oli see, et kas ma võiksin teha 3-kordse ultra. Mitte ükski arst, spordiarst soovitas sul teha 3-kordset ultra. Aga doktor Muusa Lepik ütles niimoodi. Prijukum minge kudate, kas või ultrale. Sellepärast, et ta ütles, et see viis, kuidas ma olen seda teinud, ehk siis mõistlikult läbides. Ja täna vaadates otsa siis minu tervisenäitajatele, mis on kordades parem 15 aastat hiljem kui 25-aastasel minul, siis see andis aluse talle öelda, et ja ei soovita teha tantsilist. Ütles mine ultrale. Aga sa teed siiski ka mingid jõuharjutusi. Sa ikkagi ei käi ainult jooksmas ja ujumas ja suusatamas. Ma saan aru, et Rasmus, kes lõpetas just ülikooli, tal ei ole aega terve raamat olnud läbi lugeda, aga seal on viide, et mul on tegelikult siiski nõrku kohti ja mul on endiselt veel arenemisruumi ja mis puudutab jõutreeningut, siis see on minu nõrk külg ja tõesti sellega ma tegelen. Meie vanus on vahemas 20 aastat. Et sellest lähtuvalt mina juba vanuduse tõttu peab minema jõusaali, sest mu lihas ei kasva. Jõusaali peavad tegema kõik, alates seal kusagil juba 20-ndast on see häda vajalik, 30-ndast rääkimata, nii et selles mõttes jah, kui me tahame ise saada WC-potilt üles, siis tuleb teha jõutreeningut. 1 küsimus, 2 küsimust. Kohe ma korran sinna juurde. Ma räägin siit ka. Okei, küsi. Ma ei ole ühtegi väljakat lugu kuulnud spordi tegemisest. Äkki tahab nüüd äkki avada ennast väljakka. Ma ei tea, kas ma suhtanud või see on nagu umbes kunagi ütles kadunud Madis Milling, et ükskõik kuhu seltskonda läheb, et kas sa mingit nalja ei taha rääkida. et muidugi selles raamatus on päris palju, ma kujutan ette, kellele mis muidugi naljakana tundub, aga ma arvan, et võib-olla see Haanja 100 siis rattasõit, mis mul kohe esimesena meenub, ma olin tol hetkel ka kuidagi hästi sellises stressirikas kohas ja vaatasin, et mingi siuke, et sellel samal Ivar Tupil, et on siuke rattasõit ka, et võimalus tutvuda Võrumaa ilusa loodusega. Minule Võrumaa väga meeldib ja loodus ja kõik ja puha ja rattaga, nendega sõidavad ju invaliididele soovitatakse ka ja ülekaalulistele, mis sellest saab väga rasket olla. Ja selistasin igaks juhuks Ivarile, küsisin, et kuule, et see Haanja 100, et ratas, et kellele see siis on, et või kui raske see rada on, siis ta ütles, see on ikka õudselt raske. Mõtlesin, et mees teeb nalja, ta on ju siuke naljatiim. Ma ütlesin, kuulge, ma olen nüüd triatlonid ja ma olen ikkagi Iron Woman just need asjad teen, ma olen isegi nendes triatleetide gruppides ju. Selleks hetkeks ja mõtlesin, see ei saa väga raske olla, et mul oleks just vaja sellist ühte päeva, kus ma nagu saan ennast vaimselt maha laadida. Sõitsin siis sinna Võrru, ma ei mäleta, mis kell see start oli ja see oli kohal ainult sellised, tead, need liibuvates kostüümides, need ikka siuksed tippsportlased, ilusad pillid ees.
kõik toonis ja minul siis mingi vana ront, no mul oli üldse väga vana ratas, üks mingi, kust võtsin selle vanemate juurest kuulist kuidagi ja muidugi ma ei mõelnud selle peale, et ma ei teagi millal üldse, kas keegi üldse on kunagi kumme pumbanud ja stardipauk käib ja mina saan aru, et mul kummid jumala tühjad. Siis kõik need ilusad inimesed lähevad, no mõned üksikud naised, enamus mehed ja siis tuleb mingisugune Eesti pagari poiss, tuleb appi ja ütleb, et kuidas sa tulid niimoodi? Kuidas sa tulid niimoodi? Ja ma ütlesin, no niimoodi tulin, mõtlesin, et tulen loodusesse ja sõidan natuke aega. Ja siis ta pumpas mul need kummid täis ja kõik olid läinud juba muidugi. Ja hakkasin siis vaikselt järgi väntama ja no paar sellist, neid nimetati seal võistlusel natšalnikuteks, no kes nad seal kõige lõpus on. Siis leidsin ka paar sellist matkapoissi ja siis üks küsis, et issand, kus su joogipudelid on ja tal oli endal 3 tükki ja ma ütlesin, et unustasin need ka maha ja prillid ja kõik asjad unustasin maha. Ja siis üks andis mulle seal, üritas mul seda porilauda veel parandada, mis oli katki ja teine andis mulle joogipudeli, et 100 kilti, et seda sõidab nii kaua ja siis hakkasin minema. Ainult see esimene lõik, ainult see üks väike lõik oli seda kruusateed ja edasi see tee. No teate, ma isegi teadnud, et Võrumaa selliseid radasid on, no see oli lihtsalt läbi sellise risu ja üle mingite, no ma ei tea, kuidas üldse inimesed seal saavadki sõita. Enamus ajast ma lükkasin seda 100 kilomeetrit lükata ratast enda kõrval. Teate, te ei kujuta ette. Ja siis ma mõtlesingi, ka pisarad olid silmis, ma olin 100 korda kukkunud juba, libisenud kuskilt alla koos selle rattaga. Siis ma mõtlesin, et emotsionaalselt ma olen ikkagi palju laostunud kogu selle aja jooksul, et nüüd ma lahkun siit. Ja siis ma istusin seal ja mõtlesin, aga see Ivar ei tule ju järgi, ta ju ei tea isegi, kus ma olen. Ja mul oli nii hale endas, no tõesti ma pisarad nüüd silmas ja ma nutsin selle üksi painesin metsa all ja mõtlesin, et nagu, mis sportlane, mis inspiratsioon, ma olin ka teinud ju story'sid Instagrami näidanud inimesed. Siis ühesõnaga, siis ma hakkasin edasi sõitma, kuni ma leidsin ühe poisi, kes ütles, et tema katkestab. Siis ma mõtlesin, vaat mina katkestab. Ja siis ma vaikselt läksin, kuni selle toidupunktini, kus siis ütles üks proua mulle niimoodi, no lõpuks jõudsid. Ja ma ütlesin talle nii, kas ei võiks öelda midagi sellist, väga tubli, et sa oled siia jõudes, sa oled vastupidane. Miks te ütlete, et nüüd lõpuks sa jõudsid? Ja siis ma läksin, kuni oli pime ja sõbrad olid ees kuskil seal vahepeal tõid mulle lambi ja natuke juue. Mulle ettele meeldis see lugu, kus sa kirjeldad, kuidas sa TTÜ poistega sinna esimest korda kohanduule läksid, mis on ka selline, see kirjeldus tundub, et kuhu sa sattusid, mida ta teed, miks sa läksid, mingi tüüp sekeldab seal kaameraga, kes ei viitsi üldse arvutada ja nii. Aga lihtsalt repliigi korras, et selle raamatu, mis räägib naljakatest sekadest spordi tegemisel, annab välja Jüri Mutika kunagi tulevikus, et see raamat saab olema kindlasti väga põnev. Ma küsin mõned asjad veel su käest, see on nii palju asju, tuleb kohe meelde. Kõige ohtlikum, kõige sellisem tunne, nüüd on kõik. Mul ei ole selle spordi tegemise ajal küll olnud. Ma arvan, et kui ma oleksin jäänud sinna meelelahutust täispäevasse, siis oleks kõik olnud tänaseks. Aga ma ei ole kunagi seda sporti võtnud ju nii tõsiselt. Määronimised, matkad. Ma toon ühe hea näite, inimesed räägivad õudselt, et mäed ja surm ja nii edasi. Aconcagole ronib igal hooajal ligi 4000 inimest. Tänasel päeval keskmisel hooajal saab surma 4 inimest. See tõenäosus on kordades väiksem kui näiteks Tallinna-Pärnu maanteel hukka saada. Ja ka need 4, kui vaadata otsa, siis need on pigem eakad ja üsna sellised, ütleme siis, et seal on juba tervisehädad ette näha. Päästekopterid on täna, ma ei tea, vist kõnekaugusel ja nii edasi. Et mulle meeldib ikkagi selline nagu ratsionaalne lähenemine, et ma ikka alati pean seda lugu rääkima, et kuidas inimesed kardavad karust ja issand, et sa käid metsas jooksud, kas sa karusid ei karda. Eesti ajaloost ei ole teada ühtegi juhtumit, kus karu oleks rünnanud inimest niimoodi, et ta oleks nagu, ütleme siis eluohtlik olnud. Aga me õudselt kardame, me peaksime inimesi kartma. Me peaksime inimesi kindlasti kartma, halbu inimesi ja me peaksime Pärnu maanteed kartma ja nii. Mina kohtusin muide karuga alles paar nädalat tagasi, läksin lihtsalt metsa jalutama, kodumetsa, sealt samas nägin mõmmikut. No ma ei tea, ta ju kardab mind rohkem, ma oleks tahtnud ikka lähemale minna, aga juba oli läinud.
ehk siis mulle meeldib ratsionaalsus ja ma ei saaks öelda, et ma olen nende lugude juures ise tundnud. Ma olen muidugi näinud mõni tervisesportlane ja see on ka kuidagi, mõtled, et need on ka need pealkirjad, meediainimesed, sa saad ju aru, et see müüb, on ju, et kui seal Tartu rattarallil või maratonil keegi saab nii-öelda hukka, aga teistpidi vaadates, kus see tervisesportlane siis surema peaks? Minu meelest suurepärane koht. Mis sa pead siis kodus üksinda agoonias olema seal, et vedelema? Ei, minu meelest, kui see lõpp saab selline ilus kuskil olema raja, siis no see on ikka fantastiline. Mul tuli üks asi meelde, enne kui ma loen ette selle viimase peatüki, viimase lehekülje, mis on tegelikult hästi oluline, ma loodan. Sa ei tohi seda ette lugeda, paljud ei taha. Ei tohi lugeda, okei. Ei taha inimesed seda ette teada. Mulle meenus, et minu käest on korra küsitud, kes võiks olla see naisterahvas, kes tuleb kaitseda eriüksuse katsetele? Sinu võeti ühendust? Kus selles ei võetud? Nüüd on viimane aeg. See, ma väidan, on tegelikult üks selline väljakutse, mis sul sellest nimekirjast viimasel leheküljel on puudu. See on korralik vaimne ja füüsiline väljakutse, just vaimne. Olgu! Aeg on meie, kas keegi tahab küsida veel midagi järsku 19, laseme inimesed su raamatut lugema. Kuidas see oli? Ma suudan. See on kõige suurem sõnum kõikidele kuulajatele, lugejatele, on ta siis spordirajal või eraelus. Ma suudan, tuleb lihtsalt ise endale korrutada. Siis on võimalik juba 4. raamatut välja anda, siis on võimalik ronida maailma kõrgemate mägede otsa ja ära maratonid. Sest Kertu Jukku mind seda suurepäraselt tõestanud. Ebamaine selgelt Kertu. Ma olen siin täielik keskuid, ma isegi ei kujuta ette. Kõik need välismaised motivatsioonikõnelejad võivad jalga puhata. Aitäh sulle! Aitäh sulle!